Miks ma alustasin TikTokiga? Sellepärast, et politsei pani mu kanepikasvatuse kinni ja konfiskeeris kõik mu kasvatusvara ja venitas kriminaaluurimist ligi 2 aastat. Mille tagajärjel siis mul oli, mu advokaat ka ütles, et arvesta sellega, et ainuke asi, kuidas sa saad nagu muuta või mõjutada nende tööd on läbi meedia. Ja osta kogu aeg artikleid meediasse on väga kallis. Aga selle asemel sa võid luua sisu sotsiaalmeedias, sa jõuad täpselt samadeni inimesteni või isegi rohkemate inimesteni. Ja tänu sellele siis ma otsustasingi, et ma hakkan looma TikTokis sisu ja hakkan rääkima sellest, kuidas ja mis minuga juhtunud on. Et tegelikult enne seda ma küll töötasin reklaamiagentuuris, aga ma olin alati see vend, kes nagu aitas reklaamidel inimesteni jõuda, aga mitte see inimene, kes reklaamis sees oli. Et ühesõnaga, pilti ma tulin ainult selleks, et legaliseerida kanep. Ja see on kõik. Miks mina tulin pilti? Tegelikult minul oli nii, et Marti tegi TikToki ja näitas mind ka seal ja siis ma tegin ka TikToki ja ma avastasin, et ma saan päris palju vaatamisi ja ma ei tea, inimesed mingil põhjusel tahavad mind vaadata. Ja siis minu eesmärk on nagu see, et kui tegelikult internet on täis hästi palju ilule nagu keskendunud. Et naised kõik ilusad, kõik asjad peavad olema hästi sätitud, siis mina tahan just näidata seda, et vaata, et sa võid olla täpselt selline, nagu sa oled. Ja see on ka hea ja see on ka okei, et ei pea olema nii sätitud kogu aeg, et võid olla lihtsalt sina ise ja tegelikult on ilu ikkagi sisemine. Ja see määrab selle, mitte välimine.